Vladimir Putin võib varsti hakata Ukrainat paluma, et nad lõpetaksid Venemaa naftataristu ründamise. Venemaa registreeris just oma järseima igakuise naftatoodangu languse alates Covidist, kaotades hinnanguliselt 300 000 kuni 400 000 barrelit päevas juba ainuüksi aprillis. Ja see juhtus sellepärast, et Ukraina droonid on süstemaatiliselt Venemaa ekspordimasinat lammutanud. Maailm on Iraani sõja tõttu ajaloo suurimas naftavarustuse kriisis. Iraani eksport on sisuliselt kadunud. Hormuzi väin on vaevu läbitav ja globaalsed turud otsivad iga riiki, kes suudaks selle tühimiku täita. Saudi Araabia varuvõimsus on piiratud. USA kildanaftasektor ei suuda piisavalt kiiresti tootmist suurendada. Ainus riik, mis suudaks tegelikult mõne nädalaga märkimisväärselt naftat juurde anda, oli Venemaa. Neil on olnud umbes 500 000 kuni miljon barrelit lisavõimsust lihtsalt niisama seismas. Ja kui nafta hind on üle $100, on Putinil igati põhjust seda pumbata. Aga ta ei saa seda teha, sest Ukraina ei lase tal. Alates 2025 aasta jaanuarist on Ukraina droonid tabanud 21 Venemaa 38 suurimast rafineerimistehasest. Topse on kadunud. Riazani, Kostovo, Kirishi rafineerimistehased on kõik kahjustatud või põlevad. Praegu on Euroopas tõsine reaktiivkütuse puudus. Ameerika jälgib bensiinikütuse hindu ja elab uuesti läbi 1970-ndaid. Mida rohkem naftat Venemaa suudab füüsiliselt tarnida, seda stabiilsemaks muutub maailmamajandus. Mida rohkem Ukraina ründab Venemaa taristut, seda kõrgemaks hinnad tõusevad. Seda hullemaks muutub kriis kõigi jaoks, kes selles sõjas isegi ei osalenud. Mingil hetkel peavad Washington ja Brüssel vaikselt paluma Kiievil aeglasemalt tegutseda. See vestlus ei ole veel toimunud, aga see tuleb peagi. Ja see ei saa olema ilus.